Iraan arvas, et tal on hea strateegia. Kui USA pommid langesid ja blokaadid kehtestati, saadaks Iraan droone ja rakette Saudi Araabias asuvale olulisele Ameerika baasile, et selle kaitset nõrgestada. Pentagon leidis sellele probleemile just lahenduse. See on salaja paigaldanud läbimatu kilbi, mis muudab Iraani droonid jõuetuks. Ja mis kõige parem, see kilp on pärit Ukrainast. Iraanil pole sellele vastust, sest Ukraina uuendas just USA õhutõrje jumala tasemele. 22. aprillil teatas Reuters, et 5 erinevat, kuid nimetamata allikat kinnitasid, et Pentagon on Saudi Araabias asuvas Prince Sultani õhuväebaasis kasutusele võtnud Ukraina disainiga õhutõrjesüsteemi. Otsus tehti pärast Iraani rünnakuid, mis hävitasid hooneid ja lennukeid ning põhjustasid ühe ohvri USA poolel. Uut süsteemi tuntakse nimega SkyMap ning seda on Ukraina kasutanud oma õhutõrje koordineerimiseks just nende samade Shahed-tüüpi droonide vastu, mida Iraan nüüd kasutab Ameerika baaside ründamiseks. See süsteem on uskumatult innovatiivne. See on juhtimis- ja kontrolliplatvorm, mis võimaldab Pentagonil koordineerida oma droonivastast kaitset kogu baasis. Me tuleme hiljem tagasi selle süsteemi funktsioonide juurde, kuid Iraani jaoks on nüüd tõeline probleem see, et strateegia, mida nad pidasid lollikindlaks, on neile endile vastu töötanud. Iraani režiim arvas, et neil on kõik läbi mõeldud. Odavad droonid, mida saadetakse kümnete kaupa, tekitaksid USAle palju probleeme nende baasides, mis on rajatud üle kogu Lähis-Ida. Need probleemid olid kahetised. Loomulikult on seal otsene kahju. Sihtmärki tabav Shahed toob endaga kaasa lõhkepeaga laengu, mis võib hävitada varustust, millele USA toetub operatsiooni Eepiline raev läbiviimisel. Siiski tuleb arvestada ka kuludega, mis kaasnevad Iraani droonirünnakute vastu kaitsmisel. Shahedid on odavad. RT World ütleb, et Iraanil maksab ühe ehitamine umbes $35 000 ja mõned allikad väidavad, et neid saab teha isegi veel odavamalt. Tõrjeraketid, mida USA on nende vastu kasutanud, ei ole sugugi odavad. Igaüks neist võib kergesti maksta üle $1 miljoni. Isegi kui Iraan ei taba oma Shahedidega otse sihtmärke, võib ta lihtsalt neid USA baasidesse saates Pentagoni sõjafonde tühjendada. Prints. Sultani õhuväebaas on olnud pidev sihtmärk alates operatsiooni Eepiline raev käivitamisest. Tegelikult teatab Euromaidan Press, et just korduvad rünnakud selle konkreetse baasi vastu panid Pentagoni kiirendama Ukraina tehnoloogia kasutuselevõttu. Iraani rünnakud Prince Sultani vastu on põhjustanud palju rohkem kahju, kui USA oleks soovinud näha. 27. märtsil korraldas Iraan raketi- ja droonirünnaku baasi vastu, mille tagajärjel sai kahjustada USA õhujõudude E3 Sentry varajase hoiatuse ja juhtimise lennuk, samuti mitu muud õhuplatvormi, näiteks tankerlennukid. Märtsikuu rünnakus sai vigastada vähemalt 10 USA sõjaväelast, kellest 2 said tõsiseid vigastusi. See oli Iraani poolt kavalkäik. E3 Sentry lennukeid kasutavad USA väed lahinguvälja juhtimiseks, luureandmete kogumiseks ja nende sihtmärkide jälgimiseks, mida USA on tabanud operatsiooni Eepiline raev käigus. Kui valvelennukid hävitada, kaotab USA oma silmad taevas. Iraani 27. märtsi rünnak Prince Sultani baasi vastu järgnes varasemale, 13. märtsil toimunud rünnakule, kus Iraan tabas 5 USA õhujõudude tankerlennukit. Ka see oli tark käik. USA vajab oma õhutankereid taevas, et hoida hävitajaid ja pommitajaid võimalikult kaua õhus ja lahinguvalmis. Pole juhus, et just seda tüüpi lennukeid sihiti Iraani teises rünnakus Prince Sultani baasi vastu. 13. märtsi rünnak näitas Iraanile ka seda, et baasil polnud piisavalt õhutõrjet, et end kaitsta Iraani poolt vallandatud rakettide ja droonide ühiste rünnakute eest. Vähemalt varem oli see nii. Enam see nii ei ole. USA'l ei läinud kaua aega, et tuvastada, et tema Saudi Araabia baasil oli haavatavusi. Kui ta seda varem ei teadnud, siis sai ta sellest teada, kui Iraani raketid ja droonid kukkusid lennukikeredele, mille ehitamine maksis $10 miljoneid. Aukude kiire lappimine sai kiiresti prioriteediks ja USA kaitseministeerium astus samme. 6. aprillil teatas kaitseministeerium, et ühine ametkondade-vaheline rakkerühm 401 on eraldanud üle $600 miljoni programmile, mille eesmärk on tugevdada Ameerika võimet vastata mehitamata õhusõidukite poolt põhjustatud arvukatele ohtudele. Sellest $600 miljonist oli juba $350 miljonit eraldatud operatsiooni Epic Fury esimesel kuul, mis oli umbes samal ajal, kui Iraani rünnakud laastasid Prince Sultani baasi. Ülejäänud raha suunatakse kodumaiste droonitõrjesüsteemide arendamiseks. Aga tuleb küsida, kas USA kulutas osa sellest $350 miljonist, mis on määratud operatsioonile Epic Fury, et tuua Ukraina enda leeri? Kui see nii oli, siis ei USA ega Ukraina anna sellest märku.
SkyMapi arendamine on endiselt mõeldud saladuses hoidmiseks, mistõttu Reuters ei ole suutnud saada ametlikku kinnitust peale 5 anonüümse allika ütluste, kes väidetavalt on Pentagonile lähedal. Võime eeldada, et osa $350 miljonist, mille Kaitseministeerium kulutas, on läinud Ukraina toetuseks. Kindel on see, et SkyMap aitab oluliselt kaasa ühe matemaatikaprobleemi lahendamisele, lisaks sellele, et aitab USA-l kaitsta oma Saudi Araabia baasi Iraani droonide eest. Ja selle puhul on matemaatika väga lihtne. Mitme miljoni dollari maksvate tõrjerakettide kasutamine Shahidi droonide vastu, mis maksavad umbes $35 000 ja võivad maksta isegi vaid $20 000, ei ole mõistlik. Miljoni dollari suurune vastus. $20 000 suurusele küsimusele ei ole mõistlik, nagu Fortune ütleb, ja on lihtne mõista miks. Oletame, et Iraan laaseb prints Sultani pihta tosin drooni. Iraani kulu, kui iga Shahidi hind on $35 000, on $420 000. USA kulu, kui iga tõrjerakett maksab $1 miljon, on $12 miljonit. See on kurnamine sõjalist eelarvet tühjaks jooksutades. Ja suur iroonia seisneb selles, et riik, mille USA on end prints Sultani baasis abistama appi kutsunud, on sama riik, kes on kasutanud samu matemaatilisi võtteid Venemaa vastu. Ukraina lahinguvälja kogemus koos võimega rekordkiirusel uusi tehnoloogiaid arendada on võimaldanud neil luua kulutõhusaid süsteeme Venemaa rünnakute tõrjumiseks. Putin kasutab samuti Shahed-droone. Ta sai need Iraanist ja nüüd toodab Venemaa neid droone ise kloonidena. Ukraina on töötanud välja erinevaid vastumeetmeid nendele droonidele ning loonud tõrjedroone, mille hind on vaid umbes $1000 tüki kohta. Äkitselt ei tundu Shahedid enam nii hea investeeringuna. Ukraina on samuti ehitanud kogu oma kaitse üles odavate kesk- ja kaugmaadroonide kasutamise võimele, et sihtida Vene varasid, alates õhutõrjesüsteemidest kuni naftarafineerimistehasteni, korraldades rünnakuid, mis põhjustavad miljoneid dollareid kahju vaid mõnesaja $1000 suuruse investeeringu eest. Iraan järgib lihtsalt asümmeetrilist plaani, mida Ukraina on kasutanud juba 4 aastat. Kes oleks parem kui Ukraina, et aidata USA-l sellele plaanile vastu astuda? See näib olevat järeldus, millele Pentagon on jõudnud prints Sultani õhuväebaasis, mis on viinud SkyMapi kasutuselevõtuni. Aga mis täpselt on SkyMap? Ja mida tähendab selle kasutuselevõtt mitte ainult USA jaoks operatsioonis Eepiline raev, vaid ka Ukraina jaoks? Enne kui me neile 2 küsimusele vastame, vaatate saadet The Military Show. Me toome teieni kogu pildi, mitte ainult pealkirjad. Kui soovite rohkem sellist analüüsi näha, siis kindlasti tellige meie kanal. SkyMap ei ole uus tüüpi droon ega mingi muu lihtne relv, mida Ukraina USA-le annab. See on sellest palju enamat. Juba mitu aastat on SkyMap olnud juhtimis- ja kontrolliplatvorm, mida Ukraina sõjavägi on kasutanud Venemaa õhuohu vastu võitlemiseks. Platvormi taga olev ettevõte Skyfortress loodi 2022 aastal Ukraina inseneride poolt, kellel olid sidemed riigi sõjaväega, mis tähendas, et neil oli ideaalne võimalus arendada süsteem, mis vastas Ukraina väga konkreetsetele vajadustele. Ei olnud vaja ette aimata, mida see süsteem tegema peab. Ukrainal oli probleem Vene droonide ja rakettidega. SkyMap loodi just selle probleemi lahendamiseks. Täna on SkyMap tohutu süsteem, mis töötab üle kogu Ukraina. See kogub andmeid akustilistest anduritest, radaritest ja isegi Ukraina enda droonide reaalajas videopiltidest ühte integreeritud digitaalsesse liidesesse, mis võimaldab kasutajal luua reaalajas ülevaate õhulahinguväljast. Andmete tohutu hulk, mida SkyMap vastu võtab, on võtmetähtsusega, et võimaldada Ukrainal kiiresti reageerida igale õhurünnakule, mida Venemaa üritab korraldada. Lisaks sellele tuvastab SkyMap ka lähenevad laskekehad. See on oluline ressursside haldamiseks. Ukraina ei taha raisata õhutõrjerakette Shahed-droonide peale, kui need kallid raketid oleksid paremini kasutatud Venemaa ballistiliste rakettide õhu vastu. Samuti ei taha Ukraina saata odavaid tõrjedroone tegelema läheneva raketiga. SkyMapi abil saab Ukraina tuvastada läheneva ohu ja kiiresti otsustada, kuidas seda ohtu tõrjuda. Mõtle SkyMapist kui kesksele sõlmele, mille kaudu saavad kogu baasi ja linna õhutõrjesüsteemid töötada. See, mis algas umbes 10 000 üle kogu Ukraina paigutatud akustilise anduri võrgustikuna, on tänu Ukraina Brave One innovatsiooniplatvormi toetusele arenenud palju laiemaks süsteemiks. USA jaoks on selline platvorm hindamatu väärtusega. Mitte, et Ameerikal poleks olnud oma enda juhtimis- ja kontrollsüsteemi prints Sultani baasis. Nagu Reuters märgib, oli USA-l juba olemas Forward Area Air Defense ehk FAD platvorm. Northrop Grummani poolt 90-ndatel välja töötatud platvorm jälgib samuti lähenevaid ohte. Siiski võib selle vanus anda meile vihje, miks Pentagon soovis uuendust. Kuigi FAD-süsteem suudab tuvastada droone, loodi see ajal, mil suurimaks ohuks USA baasidele olid miinipildujad ja raketid. See pole enam nii. Shahedi droonid on palju suurem probleem ja USA vajas süsteemi, mis oleks spetsiaalselt loodud nende konkreetsete droonitüüpide vastu võitlemiseks. See ongi SkyMap, lühidalt öeldes.
ja Ukraina teeb palju enamat kui ainult oma juhtimis- ja kontrollsüsteemi saatmine Prints Sultani õhuväebaasi. Väljaande First Post andmetel on Ukraina saatnud eksperdirühma baasi, mis asub umbes 640 kilomeetri ehk ligikaudu 400 miili kaugusel Iraanist. Sellel meeskonnal on selge missioon aidata USA'l lahendada drooniprobleemi, mis on Ameerikale põhjustanud $1,3 miljardi ulatuses materiaalseid kahjusid, lisaks miljonitele dollaritele, mis on kulutatud tõrjerakettidele, et kaitsta Iraani õhurünnakute eest. Ukraina eksperdid töötavad väidetavalt praegu koos USA töötajatega, aidates neid SkyMap-süsteemi käitamisel ja integreerimisel. Ära alahinda, kui oluline see väike detail Ukraina jaoks on. See, mida me siin näeme, on teadmiste ülekandmine ühest riigist teise, mida saab kasutada koostööaluse loomiseks, mis toob Ukrainale kasu veel aastateks. See ei ole ühepoolne suhe. Siin hakkavad asjad Ukraina jaoks muutuma, sest riik, mis varem sõltus USA-st ja teistest, et ellu jääda, muutub nüüd riigiks, mis suudab ise hakkama saada ja isegi oma liitlasi kaitses aidata. Enne kui me sellesse teemasse sügavamalt sukeldume, paljastab First Post, et Ukraina on juba loonud väljaõppeprogrammi USA personali jaoks Prints Sultani õhuväebaasis. Selle programmi kaudu õpivad Ameerika töötajad mitte ainult seda, kuidas SkyMap töötab, vaid saavad kasu ka üle 4 aasta pikkusest Ukraina kogemusest just nende ohtudega tegelemisel, mida Iraan praegu vallandab. Ukraina annab üle lahinguväljal testitud ja äärmiselt hästi lihvitud droonitõrjesüsteemi. USA-l ei olnud varem midagi sellist. Nüüd on see olemas ja tõenäoliselt on see süsteem, mida saab integreerida teiste tehnoloogiatega, mida USA on Prints Sultani baasis kasutusele võtnud. Võite mäletada, et mainisime odavaid tõrjedroone kui üht Ukraina kõige olulisemat lahendust Shahedi probleemile. See võib panna teid eeldama, et Ukraina eksperdid on koos selliste droonidega suundunud Prints Sultani baasi. See võib tõesti nii olla. Me teame, et Saudi Araabia on üks neist Pärsia lahe riikidest, kellega Ukraina on sõlminud 10-aastase kaitseleping, mis hõlmab ka droonitehnoloogiat. Siiski pole USA sellist asja kinnitanud. Lisaks on Prints Sultani baas USA baas Saudi Araabia territooriumil. Seega ei pruugi see kuuluda Ukraina ja Saudi Araabia vahelise lepingu alla. Siiski võib USA arvata, et tal pole Ukraina tõrjedroone vaja. Juba 2025 aasta septembris tuli uudis, et USA oli investeerinud üle $5 miljardi Raytheonilt Coyote tõrjedroonide ostmisse. Nende droonide leping, mis kestab kuni 28. septembrini 2033, toob kaasa selle, et USA saab endale tuhandeid tõrjedroone. Praegu ütleb United24 meedia, et Ameerika toodab umbes 100 oma tõrjedrooni kuus. Nii et võime eeldada, et tootmisvõimsust laiendatakse, et jõuda selle lepingu raames umbes 40 000 ühikuni. Üks Coyote droon maksab USA-le hinnanguliselt $125 000. Nii et need droonid ei ole vähemalt kulude poolest ideaalsed Iraani Shahedi ohuga tegelemiseks. Kuid need on võimelised tegelema nii õhu- kui ka meredroonidega. Seega on tõenäoline, et USA integreerib oma Coyotid, mis on üks mitmest õhutõrjevahendist, mida Ameerika praegu SkyMapiga testib. Kuid need on tulevased takistused, mida USA peab ületama. Praegu töötab see Ukraina päritolu juhtimis- ja kontrollsüsteemiga, mille toimimises ollakse kindlad, sest Ukraina on seda kasutanud just sellise ohu vastu, nagu Iraan kujutab baasidele, nagu Prints Sultani baas. Läbimatu kilp tõstetakse üles ja see on oluline palju rohkematel põhjustel kui lihtsalt see, et USA saab süsteemi, mis aitab tal oma baase Iraani droonide eest kaitsta. Ukraina jaoks on SkyMapi kasutuselevõtt USA baasis suur samm, mis tõestab, et riik pakub USA kaitsesektorile palju väärtust. Ukraina on siin astunud sammu, et täita lünk USA õhutõrjestruktuuris ja teeb seda tehnoloogiaga, mida USA ise pole välja töötanud. Kas sa mäletad neid $100 miljoneid, mida Kaitseministeerium investeerib oma droonitõrjeprogrammidesse? Ukraina sooviks sellest oma osa saada, koos kõigi teiste investeeringutega, mida USA teeb droonitehnoloogiasse. Sellised ressursid nagu SkyMap võivad pakkuda Ukrainale võimaluse saada raha või relvi, mida ta saab kasutada oma territooriumi kaitsmiseks Venemaa vastu. Siin areneb olukord, kus teen sulle teene ja sina mulle. SkyMap on selle keskmes. Lisaks sellele, et see tehing võib Ukrainale rahalist kasu tuua, tuleb arvestada ka strateegilist aspekti. Võib öelda, et USA ja Ukraina suhted on viimase aasta jooksul olnud üsna keerulised. Kokkupõrked Trumpi administratsiooniga on sageli jätnud Ukraina ebakindlasse olukorda, kui palju nad saavad USA-le loota toetuse osas võitluses Venemaa vastu. USA toetuse säilitamine on sama palju seotud sellega, et Ukraina tõestab, et suudab olla Ameerikale kasulik siis, kui USA vajab toetust, kui ka sellega, et USA lihtsalt suurendab Ukraina toetamist. Jällegi, vastastikku tuleb teeneid teha ja just seda hakkamegi nüüd Pärsia lahe piirkonnas nägema. See on Ukraina droonidiplomaatia praktikas. Ja see tugevdab Ukraina ja USA suhteid just Ukraina jaoks kõige sobivamal ajal.
FTD Action toob välja, et Ukraina on olnud üks väheseid USA liitlasi, kes on kohe kasutanud võimalust astuda esile ja aidata Ameerikat praktiliselt alates hetkest, kui operatsioon Epic Fury käivitati. Tõrjedroonid, eksperdid ja nüüd ka SkyMap on kõik kiiresti kohale saadetud ning see on viinud selleni, et Ukraina on tõestanud end ühe kõige väärtuslikuma ja usaldusväärsema liitlasena, mis USA-l on. Kongress peaks sellele tähelepanu pöörama, väidab FTD Action. Ukraina pakub seda uskumatut toetust isegi siis, kui ta on üle 4 aasta kestnud sõja tõttu Venemaaga kurnatud. Kas selleks on olemas strateegia? Loomulikult. Ukraina teab, et USA-le appi tulemine siis, kui neil abi vaja on kasulik nende suhetele Ameerikaga. Aga see, et Ukraina teab täpselt, mida ta teeb, kui ta pakub selliseid tehnoloogiaid nagu SkyMap, ei vähenda fakti, et ta tõestab end USA-le eeskujuliku liitlasena. Me näeme ka märke, et Ukraina tehnoloogiate integreerimine hakkab toimuma sügavamal tasandil, kui paljud oleksid arvanud. 31. märtsil ilmus huvitav uudis. Defense One teatas, et nüüdseks RU läinud kindralleitnant Keith Kellogg liitus ettevõtte PowerUs juhatusega. See uudis võib esmapilgul tunduda ebaoluline, kuid siis saad teada, et PowerUs on Floridas asuv ettevõte, mis on loodud selleks, et omandada tehnoloogiat Ukraina droonitootjatelt ja luua nendega suhteid. Keith Kellogg, kes nõustas Trumpi tema esimesel ametiajal ja valiti 2024 aasta novembris erisaadikuks Venemaa ja Ukraina suunal, võiks pakkuda Ukraina droonitootjatele otsest sidet Valge Majaga. Sageli tugevdatakse kahe riigi suhteid just nii. Mitte suurte žestidega, vaid kulisside taga toimuvate sammudega, mis loovad terveid suhtlusvõrgustikke. Seega on SkyMapi saabumine Pärsia lahe piirkonda ja operatsiooni Epic Fury jaoks väga oluline. Kuid see on ka osa palju laiemast plaanist, mille Ukraina on ellu viinud, et saada USA-le asendamatuks partneriks. Me näeme otseseid näiteid sellest, kuidas Ukraina aitab USA-l saavutada oma eesmärke Iraanis. Me näeme ka seda, kuidas Ukraina saadab droonieksperte Euroopa riikidesse, mis aitab kaasa Euroopa kaitsevõime vabastamisele USA-st, mida Trumpi administratsioon näib soovivat. Ukraina president Volodymyr Zelenski surub aktiivselt peale mitmeaastaste droonilepingute sõlmimist USA-ga. SkyMap on Iraani šahiidide otsimis- ja hävitusmissioonil Prince Sultani õhuväebaasis, kuid Ukraina ise on iga oma liitlasega suhte otsimise ja tugevdamise missioonil. Me näeme nüüd, kuidas Ukrainast saab oluline tegija Pärsia lahe piirkonnas. Ja see ei ole ainult tänu sellele, et nad varustavad USA-d varustusega. Ukraina sõlmib lepinguid Pärsia lahe riikidega, mis võivad viia selleni, et Ukraina mängib võtmerolli Hormuzi väina taasavamisel. Saage teada, mis see roll võiks olla ja mida see Ukrainale tähendab meie videos. Kui teile see video meeldis, siis kindlasti tellige The Military Show kanal, et olla kursis kõigi meie värskendustega operatsiooni Epic Fury viimaste arengute kohta. Ja nagu alati, aitäh vaatamast!